Tere tulemast Aasariksi õuele. Mina olen Chief. Ma olen Running Sea pundi eestööline. Täna on kurb päev. Täna ma lähen matustele. Meie boss on tapetud. Tegelikult mul on tema pintsak seljas. Tal oli 2 pintsakut. Aga teine on kirstus. Aga mul ei olegi pintsakut. Mul on tema vest ka seljas. Ma nägin, et uur oli taskus. No jah, ühesõnaga. Eks te ise näete. Nõuanne on mul ka. Kellel on tark mees taskus, öelge talle, et ta oleks vait. Kellel on ulukid ja tited, võtke arvesse, et võib tulla laskmist. Kui te ei taha pärast siin Montanas oma ulukeid taga ajada, pange nad kuskile kinni. No ja rahvas, ma lähen nüüd oma pundi juurde. Kiid, me tuleme kaastunnet avaldama venna ja isa kaotuse puhul. Alonso ja mina oleme siin Montanas esimeste hulgas. Alonso olnud minu jaoks mitte lihtsalt naaber, vaid ka sõber. Viimasel ajal oli meil Alonsoga eriarvamusi. Aga minu jaoks jäi ta sõbraks. Running Sea ja Rocking F on alati omavahel õiglaselt käitunud ja nii see peab ka jätkuma. Vähemalt meie poolt, vaatamata sellele, mis Alonsoga juhtus. Juhtus? Nimetame asju õigete nimedega. Isa tapeti piisoni püssiga varitsuses. Need olid salamõrtsukad. Kiid! Sa tahad öelda, et selle taga oli Rocking F punt või? Kas selle pärast te kannategi kogu seda rauda endaga kaasas või? Keegi pole seda väitnud, Spit. Aga eelmine talv oli Running Sea jaoks ränk. Me kaotasime 2/3 oma veistest. Ja nüüd on meie boss mõrvatud. Keegi tahab Running Sea'd karjaärist välja puksida. Keegi, kes saadab piisonipüssidega mehi varitsema. Sest peale kannavad Running Sea mehed relvi. Mitte midagi isiklikku, Spit. Minul on vana sõjaaegne Sarpi karabin. Aga millal sa seda viimati minu käes nägid? Siif, me oleme sinuga ratsutanud koos Toore, Tšaisolmi ja Lavinguga. Me oleme rohkem ube söönud šakvagoni juures kui kõik need vennad kokku. Ja nüüd räägid sa salamõrtsukast ja vaatad mulle otsa. Pahv, ma ei vaadanud kellelegi otsa. Mina olen teie reverend ja rahukohtunik. Mina olin esimene, kes Alonso Goatmanile vastu ratsutas, kui ta Texasest oma karjaga siia tuli. Ja täna pidasin ma tema aual jutlust, kurat võtaks. Ja mul on ka midagi öelda. Mulle ei meeldi see jutt, mida ma siin praegu kuulen. Te olite Montanas esimeste hulgas. Te olete siiani osanud oma asju risti inimese kombel lahendada. Teie, Goatmanid, Running Sea'st ja sina, Mr. Fambois Rocking F'ist, te peate maha istuma ja rääkima. Siin tuule käes me selgeks ei tee, kes Alonso Goatmani maha laskis. Sellega tegelen mina. Ma olen šerifi märki kannud. Mu tagumik pole küll ammu enam sadulat tunda saanud, aga ma pole veel peas soe. Kiid, mine ja suru Mr. Fambois kätt nagu kord ja kohus. Aitäh, French. Kaastunde avaldus vastu võetud. Sa oled Rocking F'i juures alati teretulnud, Kiid. Nagu reverend ütles, me peame rääkima, kuidas edasi toimetada. Jah, sir. Reverend, ma loodan, et leiate üsna pea aega isa mõrtsuka välja selgitamiseks. Iga asi omal ajal. Alonso Goatman jättis maha testamendi ja minu kohustus on see avada
ja tema sugulastele ette lugeda. Aga nüüd, rahvas, ma arvan, on aeg laiali minna. Veel kord, Ann, Keith, poisid. Meie sügav kaastunne. Ma tulen järele. Ann, on sul aega? Ma tahaks sinuga rääkida. Me jätame sulle vankri. Tead, ma mõtlen ikka sellele ööle Tucsonis, kui sina ja su paps edasi rändasite ja terve reisiseltskond maha jäi. Sellest on nüüd kui palju? 35 aastat möödas. Mäletan, me rääkisime veel pimedas juttu, kui ema su ära kutsus. Järgmisel hommikul leidsime su venna Alonso pingi alt. Ta oli siis vaid aastane. Õe hooldaja ja teine rakendja tited. Õde vist arvas, et ma olin Alonso juba vankrisse pannud. Küsida me seda temalt enam ei saanud. Öösel ründasid meid javapaid. Nad lõid kõigil kolbad sisse peale minu. Hiljem müüsid nad mind Mohavedele. Lõunas müüdi niimoodi neegreid. Alonso anti minu hoole alla. Ta oli mulle nagu vend. Aga ta läks meie farmist ära, kui 15 sai. Ta lubas oma pere üles otsida, kui keegi peaks veel elus olema. Tead, kõik suured muutused minu elus on seotud Alonsoga. Ta hakkas mulle Texasest kirjutama. Aga kui ta karjaga Montanasse rändas, oli see minu jaoks nagu hüvasti jätt. Ma tegin kodunt sääred ja rändasin Texasesse. Aga Alonso oli juba läinud. Mitu aastat hiljem kutsus Alonso mind Montanasse. Ja siis ma nägingi sind pärast kõiki neid aastaid. Ma elasin 20 aastat indiaanlaste juures. Mohavede auks peab ütlema, et nad kohtlesid mind nii hästi, nagu nad oskasid. Ja kui ühel päeval tuli Fort Yuma komandant ja sundis Mohavesid välja mind andma, ma ei tahtnud minna. Miks? Aga kuhu mul minna oli? Ma arvasin, et javapaid lõid tol ööl kogu mu perel nuiadega pead lõhki. Aga siis ühel päeval tuli Alonso mulle Fort Yumasse järele. Tal oli kaasas kõige uhkem hobune, keda ma eales olin näinud. Ilma Alonsota oleksin ma olnud valgete inimeste juures sama üksik kui indiaanlaste juures. Ilma Alonsota ei oleks ka mind siin. Seal kusagil Arizonas ääres on mu pere, aga ma ei lähe sinna mitte kunagi tagasi. Aga minul ei ole kuhugile minna. Minu pere on siin. Kõik kutsuvad mind selja taga Mohaveks. Mina mitte. Kas me ei võiks jätkata sealt, kus pooleli jäi? Sina mitte. Aga sina kuulud nüüd Rocking F-pundi juurde. Nojah, French hakkas minu ümber tiirutama. Ma olin Texases mitut meest tundnud. Ja siis ma mõtlesin, et lõpuks tuleb üks välja valida. Kas me ei võiks jätkata sealt, kus pooleli jäi? Kas meie rada on jahtunud? Rada jahtub, kui mööda seda ei käida. Aga mul on hea meel, et sa minuga rääkisid. Ma arvasin, et peale Alonso surma ei ole mul siin enam kedagi. Aga ma peaksin oma meestele nüüd järele minema. Kaua sa kauboi oled olnud? Sinust kauem. Sa peaksid ära lõpetama. Sa liiga vana selle jaoks. No ei saa. Ma pole veel pärandustki kirjutanud. Mis pärandust? Polegi nagu pärandada. Sellepärast ma ei saagi lõpetada. 24 viime ära. Noh, hakkame siis peale. Kas see on ainus testament? Ja ainuke, mille meie leidsime. Olgu siis nii. Siin seisab. Mina, Alonso Goatman, olles täie mõistuse juures ja kaine peaga, pärandan kogu mulle kuuluva maise vara oma õele Ann Goatmanile. Usun ja loodan, et Jumala tahtel
pääseb ta metslaste vangistusest ning leiab tee valgete inimeste ja minu juurde. Allkiri, aasta ja kuupäev puuduvad või on kustunud, paber on vett saanud. Ann, vaata, kas ma lugesin kõik õigesti. Noh, te ei ütlegi midagi. Ma saan aru, see asi vajab seedimist. Kui te lubate, ma võtaksin klaasikese seda Kanada märjukest. Kahju, et muidu kiiduväärt Kanada ratsapolitsei on oma viski vedamise lõpetas. Ann, sina oled nüüd täieõiguslik rantso omanik. Aga ma arvan, et Alonso kirjutas selle testamendi veel enne, kui Kiid polnud sündinud, nii et sina, Kiid, võid oma isa testamenti vaidlustada. Aga kõige olulisem on praegu see, mis saab Running Seast edasi. Möödunud talvel kaotasid Montana karjakasvatajad suure osa oma loomadest. Paljud on loobunud ja oma rantsod müüki pannud. Kõik, kellel on raha, vaatavad praegu Montana poole ja surve neile, kes ei soostu müüa, on samuti kasvanud. Nagu öeldakse, civis pacem parabellum. Mida see tähendab? See on ladina keeles. Kui soovid rahu, valmistu võitluseks. Kui te soovite Running Sea endale jätta, peate olema ühtsed. Head päeva. Noh, ma arvan, et te peate seda asja seedima, nagu Eerik ütles. Kui teil midagi selle vastu pole, ma lähen Bankhaussi ja räägin meestele, kuidas lood on. Ei, oota, tule tagasi. Alonso testamendis ei olnud kirjas, et me peaksime alla andma. Siin oli kirjas, et Running Sea juhtimine on nüüd minu töö. Ja ma ei saa seda ilma teieta teha. Ja nagu Eerik ütles, me peame selles asjas ühtsed olema. Kas te tunnustate mind Running Sea juhina ja olete valmis mind toetama ja võitlema, kui on tarvis? Kiid, sinu sõna. Jah, Ann, mina olen valmis, kui sina oled. Jah, Ann. Jah, boss. Hästi. Meil on rancho juhtida. Aga kõigepealt ma tahaksin teada, kuidas me eelmise talve üle elasime. Noh, siis me peame seda Alonso arveraamatut vaatama. Peale. Nägin selle kevad esimest lõgimadu. Kui ikka. Sinu käsi varem Pikkune. Svirksten nägi ka. Ma ei tahaks sama lõgimadu, kes on Svirksten ja Pikkune. Ja Svirksten ei tahtnud sellest midagi teada. Okei. Lõgismadu ei küsinud. 2 on üle. Viimara. 2 on üle Viimara. Kas Svirksten sülitas päriselt Lõgismaole silma? Jah, Svirksten sülitas suutäie närimistubakat otse sellele peletisele silma. No räägi mulle veel kord seda lugu. See juhtus siis, kui Alonso mind Texasesse kutsus. Svirksten ajas sinu jaoks karje kokku Montanasse ja võttis mind kaasa. Me ratsutasime joogikohti otsima. Aga me sattusime Comanchide laagri peale. Me lasime hobused minema ja viskasime puhmaste vahele pikali. Ja alles siis me nägime seda madu. Svirksten üritas nuga kätte saada, aga madu läks selle peale jube närvi. Ja siis Svirksten sülitaski
lõuatäie nuusk tubakat sellele peletisele otse silma. Madu keeras otsa ringi ja tegi minekut. Me ootasime, kuni Comanche'd on ära läinud ja pärast sai Svirksten endale hüüdnimeks Spit. Aga miks sa küsid? No, sellepärast, et ma olen seda lugu siiamaani ainult Svirksteni käest kuulnud. See oli päris õudne. No Svirksten ütles, et see oli päris lõbus. Ma ootan Svirkstenit, me peame nõu pidama. Istu, chéri! Mul on ka sinu arvamust vaja. Tervist! Maria. Boss. Ma tulen just linnast. Sandral on teile uudiseid. Miss Field. Meile meeldib üllatus. Mis sorti uudiseid sundisid teid tuulise ilmaga Longhornist siia ratsutama? Ma loodan, et teie paagi jäänud politsei kinni. See oht on olemas. Kohati ulatub muda rummuni. Seetõttu ma tulin ratsa. Kas te olete külmunud? Kas lasen teile kohvi keeta? Ei, aitäh, Maria. Ma näen, teil on laual brändi, sellest piisab. Niisiis, ma kohtasin linnas Spitti. Otsustasin temaga koos siia ratsutada, seltsis segasem. Ma arvan, see, mis mul öelda on, huvitab teid. Ma kuulan. Eelmise rongiga saabus terve vagunitäis asjamehi idast. Longhorni hotellid on viimsini välja müüdud. Täna olid Trovest Resti saluuni lasipuud hobuseid täis. Lugesin üles tosin põletusmärki. Praegu istuvad ümbruskonna rantsupidajad ilmselt võõrastega Trovest Resti sigaritubades. Ülesostjad on kohal. Või õigemini nende agendid. Vaata aga vaata. Ma pakun, et ülikondade järgi mõned võib-olla isegi New Yorgist. Aga see pole veel kõik. Nüüd iga kohalik ei ole Trovest Restist. Mõned poisid käisid minu palatses aega veetmas. Ma pakun, et Spit oli üks neist. Ja mida poisid räägivad? Räägivad, et selleks suveks veel tööd jätkub, aga järgmisel talvel pole ranchopidajatel neile palka maksta. Sellel talvel sai nii palju karja otsa, et mehed ei suuda isegi müügilepinguid täita. Kui sa tahad minu arvamust teada, boss, siis ma arvan, et järgmiseks kevadeks on pooled neist rantsodest läinud. Nad on pankadele võlgu, mida ei võta ülesostjad, selle võtavad pangad. Aga poisid räägivad ka midagi muud. Need, kes töötavad reservaadi piiri ääres, pakkusid mulle palats meelelahutuse eest sularaha asemel veiseid või hobuseid. Ilmselgelt käivad nad ka karja varastamas. No kui me Alonsoga noored olime, käisime ka indiaanlaste hobuseid püüdmas. Ükskord tulistasid punanahad meile järele. Kui me Alonsoga jälle siia poole jõudsime, oli Alonsol kaabu kadunud. Kui indiaanlaseks oleks selle valguses üles leidnud, oleks nad kohe teadnud, kes need hobusevargad olid. Giid ütles, et ratsutab tagasi ja toob isa peakate üles. Alonso andis poele eestajatava revolveri ja ütles, see on vana, aga laseb täpselt. Ja Giid tõigi kaabu ära. Ta oli siis 11-10-aastane, jah? Oli tahe. Me oleme küll Pikalassu mehed, aga me ei läinud ähneks. Me kõik teame, et karjavargus on kui Texase palavik. See levib ja lõpuks pole mitte kellegi looma Pikalassu meestes kaitstud. Selle peale võib mürki võtta. Aga miks mulle tundub, Miss Field, et teil on veel uudiseid ja kõige magusama pala olete jätnud viimaseks? Rong ei toonud Montanasse ainult New Yorgi haisid. Pool kaabavagunit oli okkastraadi kärasid täis. Ma tahan teile midagi tunnistada. Esimese aasta Montanas elasin mul tonnis. Ma tahtsin teada, kuidas siin alguses olin, aga Alonso ajal. Alonso õpetas mulle nii mõndagi. Kellele kuuluvad joogikohad, see kontrollib kogu karjamaad. Üks veis vajab 250 aakrit, meil on 10 000 veist, kes vajavad 2,5 miljonit aakrit. Ma ei saa lubada, et keegi hakkab siin taarasid ehitama. Ja kari peab tegema 100-miilsed ringi, et joogikohtadeni jõuda. See tähendaks vaba karjapidamise lõppu. Kes ehitab taara, kulutab mulle sõja. Ja ma ei ole siia tulnud selleks, et talle anda. Montana võlgneb teile nii mõndagi, Mr. Frambois.
Teie veensite Northern Pacificu juhtkonda, et rööpad tuleb just siia tõmmata. Nüüd on siin Longhorni linn tühja preeri asemel ja minu klass oleks siiani puulogudik, kui poleks linna. Minu arvates võiks Longhorn teie nime kanda. Mul on kahju, et tõin teile halbu uudiseid. Aeg on tagasi ratsutada. Aitäh Maria Brändi eest. Aga teile ma soovitan, hakake plaani välja mõtlema. Oodake, kas Ann kohtus ka ülesostjatega? Runningsea märki ma ei näinud ühelgi hobusel. Peamiselt olid seal väike ettevõtjad. Mul on kahju, Miss Field. Aga te peate üksi Longhorni tagasi ratsutama. Mul on spiti siin vaja. Nagu te soovitasite, hakkame plaani välja mõtlema. Suur tänu uudiste ja toetuse eest, Miss Field. Sherry, mis sa arvad M. Kaupmannist? Ann on Alonso pärija, aga nagu sa kuulsid, ta ei kohtunud ülesostjatega. Ma arvan, et Ann jääb siia nagu meiegi. Mis sa arvad temast kui sõbran? Alonso ja Ann, ma võiksin neile olla nagu õde. Kui ma siia rändasin, lasi Alonso mulle maja ehitada ja Ann sisustas selle. Louise messingnuppude voodiga ja raudpliidiga. Mul oli suur peegel. Kui Ann siia kolis, tal ei olnud peeglit. Mul oli ruumi, mul oli kohta, aga ma ei tundnud ennast seal koduselt, kuigi nad võtsid mind vastu nagu oma pereliiget. Mis sina arvad, Speed? No, naine oli 20 aastat indiaanlaste käes ja jäi ellu. Sitke naine. Ütleme niimoodi, et kui ta neid veel ka võitlemist õppides, siis ma ei tahaks seda enda vaenlaseks. Me ei saa praegu endale vaenlasi lubada, Speed. Ma ütlen teile, mida me teeme. Me lööme Montanast kõik võimalikud vaenlased minema. Me ostame kogu ellu jäänud karja kokku ja võtame joogikohad oma kontrolli alla. Alustame naabritest ja neist, kelle juurde kokkuostjad pole veel jõudnud. Rocking F saab nii suureks, et need lõgismaod New Yorgist peavad meiega arvestama. Ja selleks me ise peame lõgismao moodi tegutsema. Kui keegi sülitab meile silma, siis me ei rooma peidu, vaid lööme. Ann on sinu sõbran. Alonso oli minu sõber, aga see talv muutis kõik. Runningsea karjamaid on meile tarvis. Kui Ann pole nõus meie partneriks saama, peame teda välja ostma või välja tõrjuma. Meil pole valikut. Me oleme lõgismadude ajal. Sherry. Aga kõigepealt tegeleme okastraadi probleemiga. Ajamehed kokku, Speed. Ma tean, kelle uksele koputada. Vanamees, tule välja! Indiaanlased on siin, kurat, neid võtku! Mis on laugad? Ehmatad lambad ära. Peikon on siin! Jaa, indiaanlased on siin, kurat, neid võtku, kuigi ma olen üksi, segaväriline ja naine pealekauba. Ütle, mis sul öelda on, vanamees kuulab sind. Palju sul sel kevadel lammaste pügamiseks mehi vaja läheb? Tasa. 20 meest kindlasti, kuid kärakad saavad nad alles siis, kui kogu töö on tehtud. Sellest tahtsin ma ka rääkida. Nüüdsest peale maksad sa minu meestele ainult sularahas. Ma ei taha, et reservaadis viimasedki töövõimelised mehed end lolliks joovad. Ja pealegi, meie teame Kanadasse viivaid radu, mida ratsapolitsei ja sina ei tea. Me võime iga kell sinu viinaveo üle võtta ja meie müüks odavamalt. Nalja teed või? Kanadas ei müü indiaanlastele mitte keegi viskit. Ma olen ainult poolenist indiaanlane. Miks sa arvad, et meil on 20 mehele sularaha anda, isegi kui me seda tahaks? Näita, raha? Kus sa selle said? Hobune tõi.
ma tean küll, mis sul peast läbi käis vanamees praegu. Ma tunnen sind sama hästi kui sinu naine, aga arvesta, ma olen poolenisti indiaanlane. Miks sa Peigan seda raha endale ei jätnud? Asi on selles, et reservaadis ei saa olla nii suurt hulka sularaha. Indiaani agent saadaks meile kohe šerifi kraesse. Aga nii kaua, kui valge mees maksab, on kõik seaduslik. Maksab, taie. Meil on ühine saladus. Sa tead küll, millisest hobusest ma räägin. Vanamees. Sadulakottides oli üht-teist veel, kui see sularaha. Aga ära muretse. Nii kaua, kui sa minu meestele õiglaselt maksad, nii kaua teavad sellest mina, sina ja eelmise talve lumetorm. Vanamees ütleb persse, olgu siis nii. No jääb siis nii. 20 meest ma saadan nad sulle ja arvesta, indiaanlased räägivad sama vähe kui sina. Kuradi hobune, ma ütlen. Olgu ma neetud. Sa võid nüüd välja tulla. Ma tunnetan sind oma persekarvadega. Sul on valge mehe kohta päris hea persekarva tunne. Peigan, keda sina siin varitsed? Ma ei varitse, ma varjun. Punanahal on mõistlik ettevaatlik olla, kui valge mees teda väljast kui reservaati näeb. Noh, sa oled Lazy Bee territooriumil. Vanamees ja lille hiilgajust erilise külalislahkuse poolest. Mul ei ole põhjust vanameest karta. Ta palkab minu mei oma lambaid niitma. Ja nii kaua, kui ta neile õiglaselt maksab, on kõik hästi. Mul ei ole põhjust kurta. Ta on ise nad välja õpetanud. Ta maksab küll vähem kui valgetele, aga ma jäin rahule. Jah, ajad on muutunud. Kunagi olid Peiganis kuulsad ratsanikud, enne kui hakkasid lambaid pügama. Meil ei ole varsti kelle selles ratsutada. Kõik ümbruskonna ranchomehed käivad meie hobuseid varastamas. Sina võiksid mõne pikalassumehe kinni püüda. See on laidu väärt. Kahjuks ma ei saa seda teha, sest ma ei kanna enam ammu šerifi märki. Aga mis jäljed sind siia tõid? Hobuse jäljed tõid mind siia. Sa oled kindlasti kuulnud, et siit lähedalt leiti Alonso Goutmani surnukeha. Aga tema hobune jäi kadunuks. Hobune tuleb alati koju tagasi, aga tol korral möllas lumetorm. Võib-olla jäi hobune hange kinni ja külmus ära. See siin on varjuorg. Siin ei külmu maapindu. Ma leidsin siit hobuse jäljed. Ja ma olen kindel, et see oli Alonso hobune. Ja kui ta ära ei külmunud, miks ta siis koju tagasi ei jalutanud? Aga miks ta ei jalutanud? Sest keegi teine viis ta minema. Ja siin on ainus koht, kuhu viia sinu reservaat, Peigan. Nii et kui ma selle hobuse leian, eriti tema sadule taskut, saab selgemaks, miks Alonso Goutman maha lasi. Ma pean selle hobuse leidma, Peigan. Kahju küll. Ei midagi isiklikku. Lihtsalt said palju toredam vanamees kui üks teine, keda ma tunnen. Aga sind huvitasid vale hobuse jäljed. Sa oleks võinud rohkem nuhkida nendergi, kes meie reservaatis hobuseid varastavad. See oli sitt talv. Ma pole sittemat talve näinudki. Paljud peavad oma ranchod maha müüma. Kes see ostab? Kust nad raha võtab? Pangad! Neil on raha nagu muda. Pangad nagu pers. Sellegi on siuke nõus. 2 on üle, viime ära. Viime ära. Noh, kas ma teen veel ühe kauboi koovi? Ei, mul süda niigi puperdab ja kõik kipitab kusel käimisest. Nii, nüüd siis sellest, mida me ei tea.
me ei tea, kus on 35 000 dollarit, kui uskuda Alonso märkmeid. Alonsot võis rohkem usaldada kui viimse päeva kohut. Me leidsime peidukohast 50 000 dollarit. Raamatus oli kirjas, et ranchos peab olema 85 000 sularaha. Ma ei tea, kus kohast veel otsida. Ja pundi eest ma vastutan. Meeste hulgas pikanäpumehi ei ole. Kuigi Pikalasso mehed oleme me kõik. Me käisime reservaadis peiganit ja hobuseid püüdmas. Alonso ise juhatas ükskord seda reidi. Me oleme kõik kohad läbi tuustinud. Kus iganes see raha on, siis mitte ranchos. Järelikult, Alonso pidi selle endaga kaasa võtma. Tema hobune on siiamaani kadunud. Mis sundis teda minema tormise ilmaga välja, endalt sadulakotid sularaha täis? Et kedagi välja osta. Mõnda väike rancho pidajat näiteks. Kui sul on üleüldse 1000 sarvilist, oled pärast sellist talve enamikust ilma, kui mitte kõigis. Ja kui sul on veel ka pangalaenud kraes, ja siis ratsutab sulle ootamatult sadula taskutäis sularaha ukse ette. Boss, Keith, Buff Rocking F'ist ja Helen Roots Diamond Airist siia teel. No kuulame ära, mis Helenil ja Buffil meile öelda on. Tere, Helen. Nii hea on kaugeid naabreid üle pika aja näha. Istu. Buff, toetage oma tagumik kuskile. Ma teen kohvi. Nii, Buff, mis teid siia tõi? Mis Goodman, Steve, aeg oleks midagi selgeks rääkida. Las Mrs. Lutz teeb otsa lahti, tal on selle asja kohta ka midagi öelda. No ja kui päris aus olla, siis olen ma üksjagu nõutu ja hirmul. Ma ratsutasin siia selleks, et sinu käest nõu küsida. Sina oled nüüd ju Running Sea bossen. Ühesõnaga pärast seda, kui mu mees veremürgituse sai ja ära suri, rahu tema põrmule, ei käi asjad Diamond Airis enam nii nagu kord ja kohus. No veised hakkasid kaduma ja mingid kahtlased pundid ajavad loomi läbi meie valduste ja ma rääkisin sellest meie eestöölisega, aga midagi ei ole muutunud. Ma arvan, et need Pikalasso mehed, kes olid harjunud oma varastatud karja läbi varjuooru ajama, on nüüd ka Diamond Airi valdused üles võtnud. Ja ma kahtlustan, et minu eestööline Snake on nendega mestis. Diamond Air on lindpriide ja Pikalasso meeste tagahoov ja mina ei suuda nende vastu midagi ette võtta. Proua Roots, kas Diamond Airil on pangalaenusid kraes? Oh jumal hoidku ei, mu mees usaldas panku sama vähe kui Alonso. Te tahtsite nõuannet, proua Roots? Sõbralikku nõuannet mulle anda ei ole. Müüge Diamond Air nii kiiresti kui võimalik. Mul on kahju. Issand jumal, ma müüsin ju. Kas te ei teagi? Kellele? Teile ometi. Alonso ratsutas tormi ajal minu juurde, piisoninahkne kasukas üleni lumine, purikad vuntside küljes nagu karul. Ta ütles, et paljud väikeranchode pidajad on sunnitud praegu müüma ja mina ka üksi ja pärast sellist tormi enam ranchoga toime ei tule. Et pakkumine tõuseb ja hinnad kukuvad. Ta pakkus mulle 15 000 ja ma olin nõus. Siis ratsutas ta minema. Mul on väga kahju selle pärast, mis temaga hiljem juhtus. No vähemalt me teame nüüd, kus on osa sellest sularahast. Ja ma arvasingi, et ei tea sellest tehingust midagi. Sest Alonso võttis ju lepingu kaasa. Ja tal oli neid sadula taskutes veelgi. Ma arvan, ta oli osturingil. Valis üpres hea aja. Sellise ilmaga ei tohiks eriti kedagi liikvel olla. No aga näed, keegi oli. Ja terve hulk. Varjuoru põhjas polnud tormi ollagi. Maa oli sula ja jäljed siiamaani näha. Isa oli hobuse seljast maha lastud, aga ma leidsin võserikust koha, kus ta viimast lahingut vedas. Tema Winchesteri kestad vedelisid sealt siiani. Kas sa leidsid ka selle koha, kust teda lasti? Ei, aga Pahv leidis. Kiid oskab oma vanuse kohta päris hästi jälgi lugeda. Aga sa pead teda veel õpetama, Steve. Kes iganes Alonso maal äskis, pidi enda hästi ära peitma. Kergeks Alonso talle seda ei teinud. Pahv, mida sa sealt otsisid? Varjuorg on selle lambakasutaja vanamehe valgustes. Varjuorg on lindpriide Pikalasso meeste ja salakaubavedajate rada. Steve, me oleme just sinuga läbi varjuorg peeganite hobuseid ajanud. Ja vanamees veab sealt kaudu siiamaani veel Kanada viskit.
Pahv, mida sa sealt otsisid? Oma püssi, kurat võtaks. Ma tulingi teile ütlema, et mu sarps on läinud. Frents saatis mind seda vana lainkampi vaatama, mis asub teie ja vanamehe piiride nurgas. Hoidsin püssi seal, karude pärast kevadel. Hütis oli käidud, aga ma vannun piibli peal, kurat võtaks, mina Alonsot ei lasknud. Pahv, ma usun sind. Sa oled üks igavana riiukukk ja joodik, aga selga tulista sa ei ole. Aitäh, Siv. Aga ühte asja pead sa mulle lubama, Pahv. Sa kuulsid siin praegu asju, mis ei tohi Running Sea piiridest kaugelemale jõuda. Alonso ostis proua Rootsilt rancho, aga ainuke tunnistaja on proua Roots ise. Ann Coatman on nüüd Running Sea boss ja tema otsustab, millal sellest rääkida. Alonso, Siv ja mina olime Montanas esimeste hulgas. Ja kui Alonso teid oma pärjaks valis, ma pidasin Alonsot oma sõbraks, siis võite ka teie mind oma sõbraks pidada. Mõelge sellel, kui siin madinaks läheb. Frents kavatseb ümbröskonna ranchod üle võtta ja seda ta teeb. Nii või teisiti. Palju jõudu, memm. Ja kõige paremat teie pundile. Ja pidage vana Pahvi ikka hea sõnaga meeles. Nii, boss. Mis nüüd teeme? Nii. See siin on Running Sea ja ümbritsevate alade kaart. See siin on Diamond Terry rancho, see tähendab meie oma. Helen, kas sa jääd Alonsoga sõlmitud lepingu juurde, kuigi paber on kadunud? Loomulikult jään, siin avamaal maksab sõna ja selle ma Alonsole andsin, kui nemalt raha vastu võtsin. Hästi. Kurat, mulle tundub, nagu oleks Alonso 20 aastat elanud indiaanlaste juures, mitte mina. Espanjalo, mu Mojave kasuisa õpetas, kelle käes on kõrgendikud ja rajad. Need valitsevad maastikku. Alonso ostis Diamond Terry. Seega jääb varjuorg meie valduste keskele. Me valitseme maastikku. Alustuseks peame vanamehe juurde minema ja ta löögu seal kord majja, või me lööme ta sealt välja. Me peame Frenchiga ka asju ajama. Rocking F-i valdused ulatuvad nurka pidi samamoodi varjuoruni. Ja see on kõvem pähkel. Frenchi me välja lüüa ei suuda. Me peame temaga kokku leppima. Künka tagant paistab kaabu. Vabandust, mis asja? Mohamed ütlesid nii, kui lähenes valge mees. See tähendas seda, et tuli valmistuda kas võitluseks või jalga lasta. Ja jalga laskmine ei olnud Alonso testamendis kirjas. Seega, kas meil õnnestub valge mehega kokku leppida või mitte, selgub varsti. Aga praegu peaksime ratsutama varjuorgu. Kiit, kas Tex on siiani seal? Ta leidis värsked jäljed, ütles, et pika lasso mehed, ütles, et uurib neid veidi. Pange siis sadulad peale ja võtke relvad. Mul läheb siin sutsu aega. Selge, boss. Lähme, Kiit. Kurat, see kohvilakke ajab mul kõhu lahti. Helen, kas sul on kuskile minna? No jaa, ma jõuan enne pimedat Diamond Terry peamajja tagasi. Ei, ma mõtlen, kas sul on peale Montana kuskile minna? Ei, võib-olla Californias see raha, mis ma Alonso käest sain, isegi pärast seda, kui ma meestele lõpparve teen, see annab mulle teatud vabaduse. Vaata, see suur valge maja seal peamaja küljes, see on tühi. Alonso lasi selle ehitada, kui ta Maria Texasest siia kutsus ja mina valinsin sinna mööbli. Ma lootsin, kui Maria siia tuleb, et mul on siin vähemalt üks lähedane inimene. Helen, jää siia. Mõtle selle peale. Kiit, mäletad, kuidas sa minu binokliga kevadel grislisid vaatasid, kui need päikese kätte sooja tulid? Sa olid siis veel põngerjas. Mäletan. Jah. Mina tõin sõjast binokli. Pahv tõi Sharpsi karabiini ja vigase jala. Mäletad, Kiit, kui sa sealt nõlvalt alla lagendikule vaatasid, siis ma ütlesin sulle, et kunagi on see kõik sinu. Aga mis sa arvad sellest, et Ann on nüüd Running Sea boss? Ma ei tea, Chief. Ma ei osanud selle peale mõelda.
kui ma ei maganud, olin ma sadulas või kuulasin talvel Line Campis meeste pajatusi ja kohvikannu kahinat. Nagu sa ütlesid, ma olin siis alles põngerjas. Kui me isa maha matsime, siis ma sain aru, et nüüd pean olema mina mees majas. Aga ma ei tea, kas ma olen selleks valmis. Ma tahan leida selle värdja, kes mu isa ära tappis. Aga Enn, tema mõtleb Rancho päästmise peale. Võib-olla ta ongi parem Running Sea'd juhtima kui mina. Sa räägid põngerjastki. Minule meeldib Montana kõige rohkem sügisel ja kevadel. Sügisel on kõik verekarva ja kevadel kõik õitseb. Ja taevas on nii kõrge. Ja siis ma tunnen, et ma ise olen selle jumala loomingu kõrval põngerjas. Olgu, Kiid, lähme. Kurat, sind võtaks teksa, lasid mu parimale mehele soolikatesse. Te kõik lasete sitasti. Ma raiskaks teie peale ühtegi kuuli, kui te oleks vähegi ausad mehed. Seik, kurat, sõid Taimond eri eestööline. Sinu boss on üksik naisterahvas, selle asemel, et teda aidata, varastad sa võõraid veiseid. Võib-olla enda Ranchomi ka. Taimond R on omadega õhtal. Sinul on praegu tööd. Need mehed on terve talve hulkunud. Ühest Ranchost teise ja on teiste armus. Ja mida nad suvel tegema peavad? Ausad tööd. Vähemalt mitte varastama neid, kelt varem palka vastu võtsid. No, Tex, mis sa sellest arvad? Sa võid ka töötuks jääda. Kui sa lõpparve kätte saad, siis sa võid meie hulka tulla. Sa oled tere tulnud. Sa oled asjalik ja täpne mees. Nii, Tex. Mis sa tule parem välja? Tead, sa tule parem ise välja. Räägime silmast silma. Sadulasse mehed! Ahedasid jalgade eks-ettepanek on jõud! Kuradi varka näod! Kurat, said pihta või? Jaa. Näita, kus? Pole mõtet. 2 kuuli, üks on vist Kopsus. Minu tee lõpeb siin. Aga neid on ka üks vähem. Kuidas need kraad sinu peale sattusid, Tex? Hoopis mina sattusin nende peale. Neil siin läheduses on vahelaager. 50 pead veiseid ja hobused. Ronisin kõrgemale, mõtlesin, teeb paar lasku, et ajan loomad laiali ja võib-olla lasevad mehed ka jalga, aga kurat, need hakkasid vastu ja mul sai moon otsa. Siit Niil, reservaadi poole. Lebab Eerik. Ta on juba kange. Sai kuuli 2 päeva tagasi, ma arvan. Kurat, aga mida Eeriksi tegi üldse? Küsida seda me temalt enam ei saa. Tex, tee mul teene. Seal võsas on see lindroi. Too tema tubakakott. Teeks ühe pläru veel. Tex! Mis see toimub? Me kuulsime laske. Pikalassu mehed. Sattusin nende vahelaagri peale. Vaht tuli mul küll appi, aga temaga on sitad lood. Mis asja? Pahv! Mis sinuga on? No, surnud. Ta tahtis teha veel viimase pläru. Kurat, miskisin Marju-Orus ei ole enam endine. Mees peab saama teha oma viimase pläru. Mehed, kui ta laenaks mulle Karvi 45-seid revolvrile, ma võtaks nende Pikalassu meeste jäli üles. Me võime sulle laskemoona anda, Tex, aga kaarivargad on praeguses olukorras sekundaarne probleem. Ükskõik kui palju sa neid maha laadud uued tulevad asemele. Marju-Oru üle tuleb kontroll saada. Vanamees ju Lazy Beast kontrollib seda. Ei, Tex. Vanamees ei kontrolli seda. Või mis on veel hullem, ta laseb sellel korralagidusel sündida. Me oleme praegu pidi ka Lazy Beast'i teel, et see asi korda ajada. Ei tea kuidas küll. Vanamees on igavene pujään, ta ei võta mitte kedagi kuulda. No kui ta ei kuule, siis annan talle võimaluse teha viimane sigaret. Tule sa meiega, Tex. Üks asi on Pikalassu mehele kuul soolikatesse lasta. Kui ta valis karjavarga tee, pidi ta sellega arvestama. Teine asi on Ranchost üle rullida, kui seda ei oodata. Tex, kui me kontrolli ei võta, rullitakse meist üle. Mis sa arvad, kelle nad varastatud loomi parseldavad? Samasugustele väike ranchi omanikele nagu vanamees. Ja nad ei esita küsimusi.
Nad lasevad oma mehed vastu talve lahti ja need hakkavad omakorda lindpriideks. Kurat, sa räägid nagu Snake juba. Ma ei tea. Ma pean bossiga nõu pidama. Ma olen siin. Proua Kootman, te olete tuli üllatusi. Ma poleks lootnud teid siin näha. Ärge unustage, ma elasin 20 aastat indiaanlaste juures, Mr. Frambois. Kiid ütles, et sa ajasid siin mingi kahtlasi jälgi. Me kuulsime küll laske, aga olime liiga kaugel, et õigeks ajaks appi jõuda. Aga mul on hea meel, et sa oled elus. Ja mis teid siia toob, proua Kootman? Sama, mis teid, Mr. Frambois. Me oleme teel varjuorgu. Õigemini on mehed juba seal. Siis tundub, et me oleme samal poolel, proua Kootman. Ma loodan küll, Mr. Frambois. Kuigi minu elu indiaanlaste juures õpetas, et valge mehega ühel poolel on raske olla. Teks lähme, Chief annab sulle laskemoona. Aga me ei saa vana pahvi ometi siia niimoodi jätta ju. Noh, kas vanameest on juba näha? Mitte kedagi. Varjuorus valitseb vaikus. No aga vanker on ju ees. Ometigi vanamees peaks juba kodus olema. Oh, mehed! Lambakõri mäe taga. Siit ei ole näha, aga me käisime teisel pool väikse luurerettel. Vanamees ei saa kaugel olla. Tõsi, aga vanamees pole majas. Ta pole viimase paari tunni jooksul peldikus käinud. Kus sina tead, kui tihti vanamees peldikus käib? Noh, me oleme enam-vähem ühe vanused. Ja mina olen selle aja jooksul 3 korda käinud. Pärast sinu keedetud kohvi. Täiesti ainulaadne jook. Aga kui binokliga midagi näha pole, siis võib-olla läheks sinna alla ja vaataks järele. Ma ütlesin, et kedagi pole näha. Ma ei öelnud, et midagi näha pole. Kas see riistapuu jälgi näitab? Ei. 4 silma ja 1 suu. Räägi, mida sa näed. Hästi, boss. Viimase paari tunni jooksul pole kedagi näha olnud. Aga seal all on rahvas terve Roundupi jaoks. Palja silmaga ei näe. Aga ukse juures Tarandikku on värske rada sisse tallatud. Ja Tarandikus on olnud terve remuuda hobuseid. Hiljuti. Snake ja tema pikalassu mehed. 20 meest. Ma arvan, et indiaanlased on nendega meestis. Näib, et ka vanamees on nendega meestis. Mis sa arvad? Nii, boss. Kuuri juurde viivad sügavad vankri jäljed. Keegi on sinna hiljuti midagi rasket toonud. Okastraad. Vanamees hakkab aeda ehitama. Seda ei saa lubada. Kui kõik väikerančiomanikud vabamaa okastraadi täis veavad, ei pääse meie loomad enam joogikohtade juurde. Proua Kootman, ma loodan, et te jagate minu seisukohta. Mojave. Sa võid mulle Mojave öelda. Kõik ütlevad. Teie pool, Mojave. Nüüd ma arvan, me peame omavahel nõu pidama, mida edasi teha. Smith, ma tahan, et sa oleks nõupidamise juures. John, mine ja hoia varjuoru suur silma peal. John, mine sinna samma, kus me enam luuret tegime. Kui ma kedagi näen, mis ma teen? Mul on pikk püst. Ära tee midagi, kuni me siin proua Kootmaniga, see tähendab Mojavega plaani peame. Boss. Me Teksiga läheme siitpoolt vastasnõlvale ja peame orul silma peal. Ei, 4 silm. Ma tahan, et sa oleksid nõupidamise juures. Sina ka, Kiit. Ja sina, Teks, valva varjuorgu. Lae relvad, aga ära lase. Juba laetud. Ära liiga lähedale mine. 4 silm. Pole paha. Nii. Vanamees dikteerib avamaal uusi reeglid. Ta on varjuoru karjavaraste paradiisiks muutnud. Karjavargad lasid pahvi maha. Minu isa tapeti ära. See juhtus varjuorus, vanamehe valdustes. Ja nüüd on ka teada, et Eerik on surnud. Ka varjuorus. Me peame sinna alla minema ja asjad paika panema. Mis sa arvad? 4 silm. Sõjaväes oli mul teistsugune hüüdnimi. Nina. Ma olen sealt kandist pärit. Kus kohas sa teenisid? 5. ratsavis Shelby ja Gordoni käe all, mis suuris nagu sinagi. Minu hüüdnimi oli Nina, sest ma tunnetasin ette, kui mingi jama tulemas oli. Boss, ma olen üpris kindel, et pikalassamehed tahavad meid varjuorgu meelitada. Mu Nina ütleb mulle seda. Me ei saa
varjuorgu otse siseneda. Me lähme külgedel. Sa oled andnud Aarimaad. Jah, tõepoolest. Diamond Airi omanik on proua Roots. Tema mees on surnud ja kauboid laede jooksnud. Proua Roots ei kontrolli ammu oma valdusi. No siin ma pean teid nüüd parandama. Me otsime proua Rootsi käest Diamond Airi ära. No see on nüüd küll üllatus. Alonso maksis talle 15 000. Proua Kootman, meil oli teie vennaga vaidlus Diamond Airi teemal. Mina pakkusin Alonsole, et ostame Diamond Airi ära 2 peale. Vastu talve oleksime saanud rancho vähem kui 10 000-ga, arvestades proua Rootsi keerulist olukorda. Alonso ütles, et see oleks ebaõiglane proua Rootsi suhtes ja keeldus. Võib-olla 15 000 tundus Alonsole õige hind. Aga minu arusaam oli, et enne kevadet kumbki meist midagi ette ei võtta. Minu meeles teie vend ei pidanud sõna. Mul on kahju, proua Kootman. Alonso on surnud. Me ei saa temalt midagi küsida enam. Kas te ei usu mind, proua Kootman? Seal, kus mina üles kasvasin, ei olnud põhjust valget meest just ülearu usaldada. Nii ei ole küll ilus naabrile öelda. Ma vabandan. Aga mis puutub joogikohtade kasutamisse, siis ma arvan, et me jõuame selles kokkuleppele, kui see asi siin on lahendatud. Ma luban. No jaa, muidugi. Tänan, proua Kootman. Boss, plaan on. Nad on suure kivi juures, 20 meest. See vanamees ja tema proua on ka nendega mestis ja see preili sealt reservaadist, Peigan. Praegu, kui minna, oleks õige aeg need ümber piirata, kui minna 2 küljel. Mis teeme? Spit, sa tead, kus suur kivi on? Võta oma mehed ja mine Diamond Airi poolt üles. Boss, Kiid, teie jälgite siit maja. Kui madinaks läheb, võivad nad üritada seal varju otsida. Ei, aga me võiks kohe majja siseneda. Seinad ja aknaluugid on paksud ja laskeavad on sees. Ei, kui nad varjuorust välja tungivad, olete majas lõksus. Ei, mitte ilmtingimata. Mina lähen kuuri teisele korrusele ja otsa seinaluugist saan terve õue. Tule all hoida. Väga hea. Enne kui te majja lähete, võtke vankrist padruneid. Boss, kas sa tead, kuidas see toimib? No lased ja laed. Salves on 12, raos pole ühtegi. Nüüd on. Ja kus sina lähed? Aga mina lähen varjuorgu. Ma üritan nendega lobiseda. Vahest saan ettekujutust, milline nende plaan on. Pealegi. Ma tõmban tähelepanu eemale, et teie saaks kohad sisse võtta. Tex, anna binokkel. Nii. Mina teid alt ei näe. Aga teie mind ülevalt näete. Kui ma binokli kaelast ära võtan, siis on jama. Siis hakake laskma. Mitte varem. Aga kuidas sa tead, et me oleme üldse positsioonidele jõudnud? Ei teagi. Aga mul on hea nina, mäletad. Ma pean sellele lootma. No kivikotti. Spit, oota. Kui läheb võitluseks, millised on meie väljavaated? No, suure kivi juures on lage maa. Kui me tuleme külgedelt, nad ei oota seda. Me võtame vähemalt poole sellest puldist seal maha. Ja kõik need, kes jooksevad sealt siiapoole, need jäävad otse teie tule alla. Sinu katuselt ja majast. No. Mina ütleks, et meie väljavaated on päris head. Välja arvatud muidugi Chiefi. Aga ta teab seda. Aga mis siis, kui Chief ei võita binoklit kaelast ära? Siis ta jalutab poole tunni pärast orust välja ja lahing jääb ära. Spit, see lahing ei tohi ära jääda. Nii et ole valmis. Kui saad, too Chief sealt eludelt välja. Ta on viimane vana sõber peale sinu, Alonso, Buff, Erik, kõik on läinud. Oot, boss. Ma arvasin, et sa oled Alonso peale solvunud. Natuke. Aga me oleme lõgismadude ajal. Mäletad? Alonso sai sellest lihtsalt varem aru kui mina. Aga olgu,
lähme. Meil tuleb see lahing võita. Terekest, naabrid! Lubate liituda? Sa oled võõral maal. Jälgede hulga järgi otsustade, mis varjuorgul läbivad. Pole sul midagi teeliste vastu. Ütle, mida sa siit otsid? Sinu vanameest otsin, Lill. Vaata, Lill. Sinu vanamees. Alonso, Pahv, Eerik, mina. Me olime Montana territooriumil esimeste hulgas. Ammu enne seda, kui vanamees sinul oma märgi külge pani. Meie sinu vanamehega ajasime asju nagu naabritele kombeks. Minu meelest meie sõna maksis. Aga nüüd ma enam ei tea. Alonso on tapetud. Eerik on tapetud. Pahv on tapetud. Kõik varjuorus. Teie maadel. Rahu, palun rahune maa. Palun, ole rahu. Kuula, Chief, kuula. Alonso tuli varjuorgu ratsutades lumetormis. Tal oli sadulakotitäis sularaha ja leping. Pani selle lauale ja ütles, et ta tahab leisibi ära osta. Ta põhjendas, et Frants ostab, vahetab, müüb meid kevadeks niikuinii siit minema oma pesada. Või siis võtavad Pikalase mehe toru üle. Ütleb, et meil ei olevat valikut. Ja teie? Vanamees saatis ta perse. Alonso ütleb, et noh, okei, olgu siis nii. Võttis sularaha ja lepingu. Ja ratsutas lumetormi. Rohkem me teda ei näinud. Aga meie ei lasknud Alonsot maha. Aga mida teeb see selg seal võserikus? Las tuleb rahulikult välja. Jalutame tagasi peamajja ja räägime asjad selgeks nagu vanadel headel aegadel. Peigel. Nad on su peamaja üle võtnud, vanamees. Running siia Rocking Kehv on ühendanud jõud. Mida sa selle võid? Vanamees, French pani su kuurile tule otsa. Vanamees, ma ei teadnud seda. See polnud minu plaan. Ma ei taha sind lasta, vanamees. Me oleme viimased vanad olijad siin. Sinu kohta seiks ei käi. Need püsi saad rahulikult. Laske jalga enne kui hilja. Laske siit jalga. Kurat, sa oled küll tahtnud. Ma ei teadnud, et mu kuul kahest läbi läheb. Ma ei näidki teda naist teha. Vanamees ütles oma naisele, et hoiaks tema varju. Ma ei teadnud, kes see vana pujään üldse rääkida oskab. Igal juhul jäid tema viimasteks sõnadeks. Kus Tex on? Ole siin! Mul nii pea, kui kuulsin laske. Chief, kuidas sul on? Keerad oleks pläru. Ei, nii hull see lugu ei ole. Ühes kvookuul minusugust vana peeru ei võta. See pole esimene kord. Chiefil ei olnud just kuigi palju nadi. Iid, võta see endale. Chiefile oleks see meeldinud. Sa jäta see relv endale. See vajab küll pisut puhastamist, aga sina oled nüüd Chiefi asemel. Ja püssi, selle ma jätan endale. Chief ise andis selle mulle.
siia peale. Tead, et French on abielus. Mida nad ütleb? Ma tean, et on Prantsusmaalt maalt pärit. Kus sina pärit oled? Missourist. Smirsten samuti. Olid sa abielus? Mitte Smirsteniga. See on hea teada. French on abielus, seda on varasem on tütar. No, ma tahtsin ka omale tütart, aga vaat sellises eas ei tule enam sellest midagi välja. Ma see jalgi 24 viime ära. Just nimelt. Mais ça va. Salut, ma chérie. Ça a été, ça fait longtemps. Tere tulemast Montanesse, Camille, chérie. Siin ta ongi minu tütar, ta kulub minust sellesse ellu, kui ma polnud veel French, kui ma elasin Pariisis. Tere tulemast, Rocking F-i. Me ootasime sind väga. Aitäh, te olete kindlasti Maria. Rõõm silmast silma näha, isa on teist kirjutanud. Camille, siin Ameerikas kõik siinatavad üksteist. Kuidas oli reis üle ookeani? Igav. Tee ranchosse oli palju erutavam. Monsieur Crash, vabandust, Mr. Spitz andis põhjaliku ülevaate sellest, mis teil siin vahepeal toimus. Te olete siin Montanas karmid mehed. Me polnud alati sellised. Aga see siin on karm maa. Ja me elame lõgismadude ajal. Vanamehe kuuris seisid okastraadirullid. Ma vaatasin neid ja panin sellele lobulikule tole otse. Ja see maksis Chifi elu. Kui Ann mind sellest süüdistab, ma ei pane talle seda pahaks, aga mul polnud teist teid. Me polnud veel positsioonidele jõudnud. Kui ma edinaks saaks, me läksime Chiefile kohe appi. Aga me jäime hiljaks. Ja enam, et nendest kuradi pikalassomeestest said ka minema. Aga vanamees ei saanud. Nüüd me ei pea temaga läbirääkimisi pidama. Tõk-tõk! Daamid, läheme koos oma pundiga siin. Aitäh! John, juhata nad sisse. Sul on alati õigus, chérie. Kohe kuuleme, mis Annil öelda on. Camille, sa näed kohe Alonso Koutmani õde, Maria lapsepõlvesõbrannat ja naaber rancho omanikku. Ja teksid. On meie kandi kõige tarem lastu. Terekas. Tõin teile pisut varjuorograami. Sina oled ilmselt Camille. See ei tundu sulle vist kuigi ontlik? Ei, see tundub praktiline. Kaua sa oled Montanas olnud? Just saabusin. Ja kuidas tundub? Teel siia tundus, et ruumi on palju. Ja kuidas nüüd tundub? Nüüd tundub, et see ei sõltu territooriumi suurusest, vaid naabritest. Teie ja meie pere on olnud head naabrid. Kas oleme endised? Usun, et tulite sellest siia rääkima, mis siis homme. Mohave. Kõik kutsuvad mind nii. French, sa tahtsid minuga rääkida. Kuula siis. Chief sai sinu pärast kuuli. Ma ütlen sulle otse, mis mina arvan sellest. Parem, kui see kuul oleks sind tavanud. See oli karmilt öeldud. Aga ma ei saa seda teile pahaks panna. Kui ma kannaks relvi, annaks sulle esimese käigu. Indiaanlaste juures ma õppisin, et kõiki valgeid mehi pole võimalik maha lüüa. Ja pealegi, sa oled Maria mees. Camille isa ja mul on sind vaja. Seda on küll tore kuulda. Kuidas saan sulle abiks olla? Varjuorus tuleb kord maid lüüa. Vanamees ei olnud oma alasid registreerinud. Lazy B ei ole ametlikult tema oma. Selles asjas on mul oma plaan. Samamoodi nagu Alonso ostis talvel. Diamondeeri ostan mina nüüd, Lazy B. Selles on nüüd Helenil ka oma sõna öelda. Mul on kahju, French, aga eilsest alates on Lazy B minu nimel. No, see on nüüd küll üllatus. Ja pärast Diamond Airi müümist ja oma mehe surma oli mul plaanis Californiasse minna, kuid Ann leidis mulle siin rakendust. Lazy B on ostetud sama raha eest, mida Alonso talvel vanamehele pakkus. Selle sama raha me leidsime vanamehe vankrist. Kogu ülejäänud raha, mis Alonso ranchost kaasa võttis.
vanamehe rantsu ja vankri otsisime põhjalikult läbi. Leidsime kirstu mingite paberitega, tuhlasime kõik läbi, aga mingit lepingut tõenduseks, et Lazy B oleks vanamehele kuulunud, seal ei olnud. Aga muideks leidsin Pahvi karabini paberite ja raha hulga. No vanamees võis minu isa maha lasta ja raha ära röövida. Seda võisid vabalt teha ka Pika-Laso mehed või indiaanlased. Seda võisid nad kõiki teha. Nad võisid panna selle karabini ja raha sinna vankrisse peitu. No kurat. Me ei saa seda kunagi teada. Nad on kõik surnud. Jätame selle varjuoru saladuseks. Mõtleme pigem tuleviku peale. Nõus. Varjuorus tuleb kord majja lüüa. Mis sina arvad, Teks? Varjuoruks sobib Pika-Laso meestele. Ühel pool on indiaanlaste reservaat, teisel pool lasi vanamees karjavarastel möllata. Proua Ruuts ei tuleks sellega üksi toime. Pika-Laso mehed tuleb varjuorust välja ajada. Me peame oma jõud ühendama. Meie, Rockin' C ja teie, Rockin' F, peavad muutuma selliseks jõuks Montana territooriumil, et nad ilma meieta ei saaks mitte midagi otsustada. Kui lubate, Mr. Fonba? Kuulen teid? Kui koostöö õnnestub, on teil Montanas jõud ette näidata. Ma juba kord ütlesin, et Longhorni linn võiks teie nime kanda. Aga tulevikus võiksite Montanas Washingtonis esitada. Tee Washingtoni läbi varjuoru. Ühel pool reservaat ja Kanada salavin, teisel pool kongress. Sherry, mis sina sellest arvad? Ma ei tea, kuidas pääseda kongressi, kui su nimi on Frambois. Alonso on surnud, Chief on surnud, Erik ja Pahv on surnud. Vanasti ratsutati üksteise juurde. Hobused on küll olemas, aga me ei oska enam üksteisega rääkida. Istu Anniga maha ja rääkige oma koostöös. French, praegu ma tahan Anniga kaasa ratsutada. Kui sul muidugi midagi selle vastu pole, ma pole sul ammu külas käinud. Ma olen seda ammu oodanud. Ma võitan pakkumise vastu. Ja loodan, et Running C ja Rocking F koostöö sujub edaspidi paremini kui seni. No, algus on tehtud. Aga ma ei usalda valget meest paljalt sõnast. Pea seda meeles, French. Maria, lähme. Kuidas sa tagasi saad? Kuule, kas ma saadan sulle vankri? Mina toon ära. Ma niikuinii viin Sandra Longhorni ja tulen Rocking C'st läbi pärast. Mis sa arvad Ben Coatmanist? Ohtlik vaenlane, usaldusväärne liitlane. Mida arvad sina meie olukorrast? Sul on 2 ranchot nina eest ära ostetud, nagu ma aru saan. Ma ütleks, et Dan Coatman on meist 2 sammu ees. Jaa, aga see asi pole veel möödas. Sa kuulsid? Tal on meie abi vaja, et varjuorus kord majja lüüa. Ootame sügiseni. Siis on näha, kus tegelikult keegi seisab. Varjuorg on lihtsalt üks koht. Ma arvan, et Sandral on õigus. Mängus on Montana. Kui see osariigiks saab, peab keegi seda kongressis esindama. Ma tean lehmadest palju rohkem kui poliitikast. Ja hiljutine õppetund näitas, et lehmade puhul pidab revolvrist ja rahas. Poliitikas on samamoodi. Ja meil on mõlemad. Issand jumal, kas see üldse laseb? Tuli seis! Tuli seis! Noh, aga kui ma pean Washingtonis olema, kes siin lehmadega tegeleb? Ma arvan, et saan sellega ise hakkama. Pealegi, mulle hakkas Ameerikas just meeldima. No olgu, igal juhul kongress on pikk plaan. Geniaalne! Geniaalne hüüdlause tulevase esimese Montana kongressmeni valimiskampaaniale. Pikk plaan Montanale. Montana hoialt, Frambois alles alustavad. Viimane kummardus!
toetusi eest. Aitäh. Aitäh toetusi. Rändajale avarust vaid pakkuda saab kõrg või vabastama peab sind hoopis vabaduse lõpp. Kas kuskil paigas varjuda võiks ilmahäda eest või vaid kahe raudne hädaormus elus hoiab mees. Kuumadele päevadele lisaks külmad ööd kõikjal varitsevad ohud, jäänud tegemata tööd. Siin kümnekordselt nuhtlevad ka teiste tehtud vead ja kauboi kohvi taas kord viski lahjendama peab. Kas kord lõpus leiad rahu oma piinast nimele? Kas ka varastatud ratsu viid sind mööda õiget teed? Või õhtul sind su läidad, tea, et viimaseks jääb see. Ja varjuorg saab su endale. Ka täiskuhumaast alatas saab surman varjumäng, sest kättemaksust loobuda ei mõista ükski hing. Kas üldse keegi valmis on, kui viimne hetk on käes, sest lunastust saab tuua ainult pika plaani mees. Kas kord lõpuks leiad rahu oma piinast hingele? Kas ka varastatud ratsu viib sind mööda õiget teed? Kui õhtul suitsu läidad, tea, et viimaseks jääb see. Ja varjuorg saab su endale. Viimaseks